Tere tulemast meie tänasesse kogemuskohvikusse, kus me räägime rühmatööst. Ja rühmatööst siis mitte sellises tavalises mõttes, et me oleme ühes ruumis koos, vaid sellisest rühmatööst, kus me siis oleme kõik oma enesega rühmas ja siis samal ajal tahetakse meist siis veel mingeid virtuaalseid või digitaalseid rühmasid moodustada. Et nende jaoks, kes on meie kogemuskohvikus esimest korda, mina olen Jaanika Leoste, õpperobootika nooremteatur moderaator ja tutvustame siis meie tänaseid põhisõnavõtjaid ka, et Larissa. Tere kõigile! Kes sa oled? Ja, ma olen andragoogika suunaõppejõud ja olen siis koos Jaanikaga täna meie selles Zoomi ABC toetamas meid kõiki õppima. Aitäh! Ja Urmas, tundub, et sina oled meil täna ka tule all, et tutvusta Urmas, kes sina oled? Mina olen Tartu Herbert Maasingu kooli, kelle logo mul siin selja taga on haridustehnoloog ja ka üks-ühele aineõpetaja. Nii, ja siis kõik ülejäänud, kes meil on siis täna siia kogunenud, et on kaks võimalust siis kaasa rääkida, et üks võimalus on siis tõsta nii-öelda kätt ja ütelda, et soovite sõna või siis lihtsalt rääkida vahele, kui tekib selline hea mõte või idee, sellepärast, et tegemist ei ole loenguga, vaid tegemist on arutelu ja kogemuse jagamisega. Ja siis veel üks selline hästi hea ja hästi soovitatav võimalus on chatti ehk siis sinna vestlusesse. Ta on siis asub ekraanil all keskel, kui te olete arvutis ja asub ta siis vastava nupu all telefonis, et siis sinna kirjutada. Nii et kui me püstitame koos mingi teema, mille üle me arutlema hakkame, et need, kellel siis ei ole tuju või võimalust või ideed kohe sõnaliselt kampa lüüa, et saate siis sinna vestlusesse kirjutada. Me salvestame selle meie tänase arutelu ja siis kõik, mis te arutlete selles chatis või vestluses, et see läheb siis ilma nimedeta selle videosalvestuse peale, et kes on siis ka juba varasemaid videosalvestusi vaadanud. Ja lõpupoole siis me proovime oma nahal ka järgi selle sama väiksema rühmatöö, et kas siis kõik, mis me rääkisime, on nii, et käib minu sõnade, mitte tegude järgi või et siis tegelikult mõned asjad on siis ka tänasest kaasa võtta. Ja ma näen, et meiega on liitunud Mari-Liis. Mari-Liis, sina oled ka, eks ole, meil tänane letti võetav. Mari-Liis, oled sa sellega nõus, et me su täna letti võtame? Kinnita, kui sa nõus oled. Mari-Liis ei Mari-Liisil ei ole täna kaamerat, on chatis. Siis ei ole näha ju tegelikult. Tegelikult see on päris raske, et seda me ka rühmatöös räägime, et kui raske on teha rühmatööd, kui sa ei näe. Aga ma usun, et siis Mari-Liis lööb kaasa aktiivselt chatis ja ma näen natuke veel meil ülikoolist inimesi, et Meri Lümarik, kas sina oled ka nõus, et ma sind letti võtan või ei ole? Ei ole. No, igal juhul lähme siis algusega edasi. Ja jagan teile siis slaide, et need slaidid on siis ka kättesaadavad koheselt. Tegelikult nad on juba olemas, et panengi teile hakatuseks ise chatti ka ühe lingi, et vaadake kohe postitan selle siia. Et näete, edu läheb Zoom, et liiguta allapoole, on seal siis koht slaidid, videod, et siis näete juba ka tänase kohtumise slaid, et saate siis mõnda slaidi pikemalt uudistada. Nii, ja Mari-Liis on nõus, et letti võetakse ja tegelikult võite ju siis veel chatti kirjutada, kes on nõus, et teda letti võetakse, aga ülejäänud on siis kohe vabatahtlikult selles letis. Et seni kaua, kuni ma siis kohe need slaidid ekraanile ka jagan, et tegelikult viimaste ju uudiste valguses selgub, et ega me ei saa seda veebipõhist õpet ju ära unustada, eks ole, et
tundub, et me saame seda veebipõhist õpet veel päris palju tegema ja kas me oleme seal nüüd kontaktis või me ei ole kontaktis, aga kui me peaksime siis õppijatega vahetuskontaktis olema, et see siis tähendab ju ka seda, et meie uus õpikäsitlus, mida me siin Eestis rakendame, tähendab rühmatööd, nii et ega me ei saa siis veebipõhisel õppimisel ja õpetamisel sellele frontaalsele loengule või veelgi hullem salvestatud loengule kuidagi tagasi minna. Nii et tegelikult me ikkagi peame sellele rühmatööle oma käe andma, et kas me siis tahame või ei taha. Ja täna proovimegi siis arutleda selle üle, et kuidas see võiks siis nii-öelda kõige vähem valutavalt kulgeda ja ootame siis kõikide kogemusi selles osas. Nii, aga hakkame pihta esimese asjaga ja rühmatöö ettevalmistamine. Et rühmatöö ettevalmistamise all on meil siis 3 alateemat ja tegelikult enne kui me midagi teeme, et siis hakkab ju pihta see osa, mis tegelikult asub õppejõu peas. Ning Larissa, tegelikult ma annakski sõna sulle, et kuidas sa kommenteerid seda, et seda õppeprotsessi tuleb nii planeerida, et see õppija oleks üldse selleks rühmatööks ette valmistunud, et võib-olla ma oma kogemusena ütlen ette, et pean seda nii-öelda loengu osa, kõikidel on mikrofonid väljas, kõigil on kaamerad väljas ja siis ma ütlen ja nüüd ma jagan teid rühmades ja siis ma mõtlen, et kas seal tõesti nüüd see töö ikka pihta hakkab, aga võib-olla ma teen midagi valesti, et võib-olla on mõni nipp, kuidas siis, kui ma hakkan neid ette valmistama, et Larissa. Ja, mina räägin siis oma kogemustest praegult ja võib-olla see rühma eesmärk on seotud ka selle õppeprotsessi eesmärgiga ja õppeprotsessi eesmärk on tegelikult näiteks, kui siin õpetajad kuulavad, et on ju tegelikult didaktilised põhimõtted, millised on õppeprotsessi eesmärgid. Aga kui ma nüüd andragoogina kaasa räägin sellel teemal, et siis ka selles nii-öelda algusetapis on hästi oluline läbi mõelda, et kuidas õppijad kaasata. Ja neid võibki niimoodi kaasata, et planeerimise protsessis lihtsalt tulebki küsida, et mis te arvate, et kuidas me võime alustada või kuidas me võime seda teemat või seda õppesisu omavahel arutada. Ehk siis need on väga lihtsad suunavad küsimused, mis enne seda kohtumist ka jagatakse või siis nagu praegult chatiruumis on selline tähelepanek, et väga tore, kui tuleb mingi materjal enne, ehk siis näiteks mingid slaidid või õppesisuga seotud. Aga võib-olla peamine, mis ma siin tahaksin hästi rõhutada, on see, et siin alguses oleks väga oluline läbi mõelda, et kuidas ja millise suhtlusmudeliga see kohtumine on kavandatud. Ja me oleme nüüd vist igal korral rääkinud, et hästi oluline on mitte üle kanda veebikeskkonda selliseid keskpäraseid suhtlusmudeleid või keskpäraseid õpimudeleid, mis meil siis igapäevaselt võivadki toimuda ja otsida siis seda võib-olla parimat suhtlusmudelit. Ja siis toongi ühe eesmärgi, et võib-olla sellise suhtlusmudeli üks kõige kestvam eesmärk on tagada sotsiaalne sünkroonsus ehk tagada see, et inimeste vahel, kes nad iganes on, õpilased, täiskasvanud, tekiks omavaheline suhe ja sellest suhtest on siis kenasti võimalik edasi liikuda. Siis võib-olla keegi jagab meiega, et kuidas sellist suhet luua veebikeskkonnas. No, mina mõtlesin, et näen, et Mairi on meile siia korraks tulnud, et võtaks Mairi kui õppija ette, et kuule, et Mairi on sul sellist kogemust jagada, et tuled sinna veebipõhisesse tundi, oled aktiivne, innustunud ja siis nagu kui see tund kestab, et sa tunned, et kuidagi, et su kaasatus hakkab nagu vähenema ja siis kui lõpuks öeldakse, et nüüd tehke mingit tööd, et siis sa tegelikult oled juba, ma ei tea, mujal või ära kadunud või siis vastupidist näidet, et just sellest kontekstis, et kuidas see õppejõud on sind häälestanud või vastupidi maha jahutanud selleks järgnevaks rühmatööks. Ja, eks neid kogemusi on mõlemat pidi, et
aga võib-olla mida välja tuua, et olen kogenud näiteks, et satun õppima ja olengi energiast täiesti tühi ja näen, et ka teised õppijad on võib-olla madala energiaga ja siis juhtub mingisugune ime, et leidub selline õige küsimus või õppejõu poolt selline sekkumine, et sõltumata sellest, kuidas sa sinna tundi sattusid, on mingi lihtsa tegevusega võimalik sind kohe nii-öelda kaasa võtta, et mis minu puhul on väga hästi toiminud, ongi näiteks, kui õppimise käigus juba tekib selline tüdimus, et teha mingi lühike asi, näiteks mingi mäng või midagi, mis otseselt võib-olla isegi ei seondu konkreetselt selle teemaga, aga selline energizer, et see võtab jälle selle energia üles ja siis saab tagasi jälle õppimise juurde tulla. Aitäh, Mairi ja kõik ülejäänud, kellel nüüd hakkas ka mõte liikuma, et kirjutage julgelt siis chati, et kuidas on olnud nii või naa, et ma liigun järgmise slaidi juurde, aga ma ei saa jätta ühte enda kogemust ka jagamata, et tegemist oli koosolekuga, aga tegelikult koosolek on ju ka rühmatöö, eks ole, eesmärgid, kõik asjad samad ja oli siis selline väike rühm, eks ole, alla 10 inimese, pidime asja arutama ja siis see, kes hakkab rääkima, koosoleku juht ütleb, et kuulge, et siin kellelgi ei ole mute'i peal, see mikrofon ja siis ma vaatan otsa, et issand jumal, minul ei ole, sest ma mõtlesin, et ma olengi nagu aktiivselt suhtlema tulnud ja siis saigi see nali, et kõigepealt lülitasin mikrofoni välja ja siis lülitasin pildi välja ja siis läksin üldse kohvi tooma, et vahepeal ei kuulnudki. Nii et võib-olla siuke näide, et ega me ju midagi halvasti ei mõtle, et meie õppejõuna tahame ka või koosoleku juhina tahame, et meie töö kvaliteet oleks kõrge, aga et võib-olla siis mõni nüanss võib niimoodi hoopis õppijas või koosolekul olijates siis teise tunde tekitada. Aga liigume edasi ja siin nüüd vaatame slaidi, et tuleks kirja panna ajaliselt. Nagu ma panen seda virtuaalset aega kirja, et mis siis rühmatöö aeg toimub. No kus ma tean, mis seal toimub, kui see on loov või et siin on ka veel mainitud, et lühikesed ja intensiivsed tegevused, ja veel abimaterjal on vaja, aga mis siis juhtub, kui need tegevused ei ole lühikesed ja intensiivsed, et Urmas, on sul kogemus, et kui pikaks ajaks sa lased neid sinna rühmatööle, kui nad seal niigi päriselt koos ei ole, vaid igaüks istub oma kodus? Urmas, sa pead mute'i maha võtma. Mina olen ju praegu koolis ja tegelen üks-ühele õpilaste ja väikese klassidega, nii et minul sellist ongi nagu rühm tegelikult, et ma sellist otsest õpetaja eksperimenti ei ole, aga koolituse eksperimentist mulle tuleb meelde Richard Fedleri mudel, mida siin Tallinna Ülikoolis see oli Tallinna Tehnikaülikoolis ja mõni aasta tagasi korraldati. Et temal oli küll just nimelt see sama lühike intensiivse tegevuste asi, et kuna see oli ühes ruumis, siis ta muidugi ise suutis jälgida, aga see oli minuti ja 3 vahel oli see rühmatöö aeg. Tehnoloogias muidugi ilmselt see minut jääb väheks, et 3 minutist võib-olla 5 minutini, aga kindlasti mitte rohkem, et muidu tuleb tõesti see, et rühm nagu iseseisvalt ei oska midagi teha, see ülesanne on ammendunud selleks ajaks need teadmised ja siis on vaja ikkagi tagasi seda. Aitäh, Urmas. Larissa, et kuidas sinul on läinud nende rühmatöö pikkustega? Oled sa neid pikendanud või lühendanud võrreldes tavaklassiruumiga või kõik on täpselt samamoodi? Tead, vaata ei ole ju nii pikaajalist kogemust olnud, aga see lühiajaline, mis meil nüüd siin kõigil selles protsessis on olemas, et võib-olla ma siis jagan seda, et kuna ma nüüd Zoomis olen tegutsenud sellise õppegrupiga, kellega mul on olnud siis igapäevane kohtumine, kus meil on see suhtlusprotsess on juba välja kujunenud, inimesed üksteist tunnevad, et seal ei ole pidanud ette kirjutama seda protsessi, mida see rühm peamiselt teeb.
küll aga ma kirjutasin ette, et siin me võimegi sisse tuua sellise rolli nagu fassilitaatori ehk siis protsessijuhi rolli, et kui näiteks grupp jagunebki 3 või 4, et siis nad näevad, et mida peaks tegema see inimene, kes satub ja peab hakkama eest vedama seda 7-minutilist või 9-minutilist rühmatöö osa. Ja ma olengi sinna sisse kirjutanud 3 põhipunkti, et kõigepealt luua see olukord, et inimesed saavad omavahel rääkida. Teine on see, et tõesti tagada, et kõigil see hääl oleks olemas ja keegi peab siis nii-öelda kella vaatama. Ja mul on selline tunne, et see instruktsioon jääb üsna kiiresti meelde, nii et teinekord, kui me tegime rühmatööd, et ma küsisin, et kas tuleb veel kord jagada seda instruktsiooni, siis nad arvasid, et neil on see meeles ja nad said sellega hakkama. Ja tagasiside ongi selline, et tegelikult on väga oluline selles rühmaprotsessis järgida nii seda sisu poolt, ehk siis rühmal on ju ülesanne ja jälgida ka samas ajalist poolt. Et siis mul ei ole tekkinud sellist head eestikeelset nimetust rollile fassilitaator. See on siis selline rühmaliige, kes vastutab siis selle protsessi eest, mis seal siis omaette rühmas toimub. Aitäh ja Anastasia, kas sa saad rääkida? Et ma mõtlesin, et ma küsin sinu käest seda, et vaata, sina oled see fassilitaator ju tegelikult päris paljudel pikkadel koolitustel, kus inimesi saadetakse rühmadesse ühe rühmakoosseisuga, teisega, et sina oled see fassilitaator või siis see vahendaja või see suunaja, et kes käib ka tegelikult piilumas, et kas nagu asjad on korras, et mida sa oled täheldanud, et mis seal nagu juhtub, kui see aeg hakkab pikemaks minema, et nagu mis juhtub esimese 10 minuti jooksul ja mis juhtub siis, kui see aeg on näiteks 30 minutit, et on seal nagu käitumismustreid või? No iga grupp on väga-väga erinev. Nii palju, kui ma nendes käinud olen, on nad mitmekülgsed. Aga tegelikult alati on toimunud väga dünaamiline selline teatud dünaamika. Et alguses kõik on sellised rahulikud ja natukene nagu häbenevad rääkida ja üritavad siis jutule saada ja keegi esitab küsimuse ja sealt hakkabki pihta, et võib-olla see küsimuse tekkimine, et keegi näiteks ei saanud ülesandest aru, et räägime veel korraks midagi üle või selline grupitöö läheb ikka käiku tavaliselt ja tulemus tekib ka lõpuks. Aitäh ja liigume meie siis edasi, et kui tekkis siin nüüd praegu see arusaam, et on vaja, et keegi tegelikult seda rühma siis pihus hoiaks teatud mõttes või suunaks, et kas see peab tingimata olema inimene või kui ei ole neid inimesi võtta, et kas siis äkki selline tööjuhis ka kõlbab või et võib-olla on siis juba see tööjuhis või asi kuidagi eelnevalt ette valmistatud, et ei ütle seal rühma minejatele, et mine nüüd sinna ei tea kuhu ja too seda ei tea mida, et sellisel juhul võib ju see väärtuslik rühmatööaeg kuluda alles kokkulepete saavutamisele, et tehke dokument, et siis otsitakse digivahendit, et seda, et mis digivahendis me selle dokumendi teeme. Et Mari-Liis Lind, et küsin sinu käest, et sa enne mainisid, et sa hästi suurt üritust valmistad ette 60 inimest ja puha, et mis sa selle rühmatöö osas mõelnud oled, et kas sa teed neile täpsed juhised? Ja ma peaks ütlema, ma just hakkasin toksima ka, et mina olen, ütleme, üsna süsteemne või kuidagi struktureeritud inimene, nii et mul tundub, et minu loomuses on juba see, et ma tahaksin teha üsnagi siuksed täpsed tööjuhised või üsnagi konkreetsed, et ma arvan, see on natukene ka selles kinni, et kuivõrd tahad, et see inimene läheb nii-öelda uitama või see rühm läheb uitama ja mõtleb sedasi laiemalt ja väljaspool mingisuguseid piire või kuivõrd ma tahan seda, et tuleks nüüd mingi konkreetne tulemus.
nii et ma ise ilmselt olen niisugune hästi tulemustele ja võib-olla natukene liiga struktureeritud teinekord, aga jah, ma usun küll, et või tähendab, mul mõttes on juba jah, et erinevad variandid nende rühmatööde jaoks ja et neid teha teises keskkonnas ja anda jah, niisugused selgemad, konkreetsemad juhised. Mairi, kas sa õppijana tahad, et sul oleks siis selline kindel struktureeritud tööjuhis? Ma vaatan, et sa oled juba vastanud, aga et siis nagu suuliselt ka või oskad sa võrrelda, et kui õppejõud, kes on sulle selle juhise ette andnud, kui sa sinna rühma lähed, võrreldes õppejõuga, kes siis suuliselt ütleb, et vot seal tehke nüüd midagi, et on seal vahet õppijana? Mulle see struktureeritud juhis meeldib sellepärast, et sageli võib juhtuda, et sa jääd justkui sellest instrueerimisest natuke maha või sul jääb mingi lõik puudu, et siis on üks koht, kus sa saad järgi vaadata. Ja teine asi, et kui on selline rühmatöö või arutelu, siis väga sageli see probleem, mida sa lahendad või see teema, milles sa püsid, et ta alguses on justkui meeles, aga siis tekib see arutelu ja see läheb nagu fookusest välja, siis on alati hea kuskilt ka järgi vaadata, et mulle tegelikult meeldib, kui on mõlemad poolt, et väga sageli saab ka lihtsalt suusõnaliselt hästi kergesti ära suunata ju sind, aga et kui see juhend on olemas, siis ma väga hindan seda. Aitäh ja kõikide teiste arvamusi ka jätkuvalt siis chati ootame, aga meie liigume nüüd edasi rühmade moodustamise juurde. Ja tulevad siis kohe sellised jälle 3 soovitust ja esimene soovitus, et rühmad võiksid olla vähemasti 3-liikmelised, et toon hea näite enda koolitusest, et tegin automaatset rühmade jagamist ja lõpptulemusena siis tuleb üks inimene tagasi, et kuule, pane mind teise rühma. Mina küsin, mis sul siis viga, et su rühmas ju on 3 inimest, et vaatan igal pool 3 inimest. Et kuule, aga sa vaatad ka täpselt, et seal rühmas oleb mina, minu iPad ja sina, kes ei liitunud. Et ma olen ju tegelikult selles rühmas nagu täiesti üksi, eks ole. Et pane mind ikka, et kus nagu keegi veel on. Ja teine asi, et tõepoolest, et ega selles virtuaalsest õpperuumist on ju imelihtne ära minna, on see siis mõjuv või mitte mõjuv põhjus, et Larissa, et tahaksid sa kommenteerida? Ma tegelikult tahan seda mudelit veel või instruktsiooni kommenteerida, et ma arvan, et see on väga-väga hea kasutada, sellepärast, et selle mudeliga me loome jällegi, ma kasutan täna sellist märksõna nagu sotsiaalne sünkroonsus ja see on tegelikult grupiprotsesside teooriast kasutatav selline märksõna, aga ma arvan, et veebipõhises keskkonnas on see väga-väga oluline tähele panna ja mida see juhend ja mudel annab. Ta tegelikult õppejõud kirjutab teatud määral sotsiaalsed tegevused ette, ehk siis ta kirjutab ette järjestuse ja ta ju teab eesmärki ja siis selle kaudu hakkab tekkima harjumus ja hoiak tegutseda vastavas olukorras. Ja kui ma õppejõuna juba märkan ja näen, et see juhend on meeles, et siis võib juba ja see käitumine justkui nagu peegeldab seda juhendis jagatud instruktsiooni, siis võib julgelt anda juba õpperühmale see ülesanne, et õpperühm koostab iseendale juhendi, sellepärast nendel on juba see käitumise ja valiku kogemus olemas. Aga võib-olla siis ka selles juhendis on oluline ka seda sotsiaalset sünkroonsust meeles pidada ja kirjutada, et kindlasti jagate oma vahel rolle, et keegi tegeleb õppesisuga, keegi jälgib, et me jõuame ülesande lõpuni ja nii edasi. Et siis mitte ainult tegevusi, vaid ka me toonitame seda, et rühmas on teatud rollid, mis on vajalikud selleks, et me selle rühma eesmärgi või selle töö ära teeme. No vot, aga sa ütlesid, et me jagame neid asju, aga millised need siis rühmad on? Et selles mõttes, et tavaprotsessis, ma ka siis natukene õppejõuna tean, olen ise õppijana olnud, et tavaolukorras päris tihti me kasutame seda, et räägi naabriga. Aga kas see on tegelikult internetis rakendatav või kes on internetis see naaber või siis need rühmad võiksid olla nüüd sellest teisest keskkonnast tsipa suuremad, et ei juhtuks nii, nagu minul juhtus? Kas ma võin vastata? Jaa.
Ma küsin, kas ma ei küsingi. vasta, ma lihtsalt arutan, et Jah. ma olen hästi nõus, et vähemalt 3-liikmeline, aga mitte suurem kui 6-liikmeline, ehk siis, et mida rohkem liikmeid, seda rohkem nii-öelda suhtetoimet, ehk siis võib-olla alustada ja katsetada 3-liikmeliste gruppidena ja siis võtta julgus kokku ja moodustada võib-olla pisut suurema grupi, et tekiksid sellised koos toimivad. Eesmärgiks on luua koos toimiv grupp. Ehk siis 3 inimest on juba koos toimiv, et seda on ka uuringutega väga palju tõestatud. Aga alates 7 ja 9 liikmest, seal on see probleem, et siis juba rühma nii-öelda töö eesmärgid võivad nii-öelda ähmastuda, sellepärast et päris palju tuleb tegeleda omavahelise suhtlemisega ja selle suhtlemise korrastamisega, nii nagu me siin näeme, et mõned inimesed lihtsalt nii-öelda kaovad meil ära. Nad ei kuula meid või me ei näe, et nad meid kuulavad, eks siis ma olen hästi seda meelt, et kui alustada, siis proovida 3-liikmeliste gruppidega ja vaadata, kuidas see toimib ja siis võib hakata vähehaaval natukene suurendama seda grupi suurust. Aitäh. Ja kui me nüüd juba rääkisime, et me neid rühmasid hakkame moodustama, et vot need veebipõhised vidinad annavad meil ju hästi vahvaid võimalusi ühtemoodi või teistmoodi neid automaatselt inimesi rühma panna. Aga päriselus me vist ikkagi proovime nende õppijate soove arvestada või tegelikult, mis mina vähemasti oma õpetajatöös olen tähele pannud, et need, kes soovivad koos rühmatööd teha, kui nad teavad, et on saabumas rühmatööd, nad ju tegelikult istuvad kokku, nad juba püüavad istuda selle ühe laua ümber, eks ole. Aga veebis ei ole see võimalik, et kas nüüd arvestada või mitte arvestada neid soove, et kuidas see mõjub sellele nii-öelda grupi dünaamikale, et Anastasia, et ma jällegi kasutaks seda sinu kogemust, kuna sa nii palju neid rühmasid nii-öelda rühmades käinud, et kuidas sul on, et on vahet, et kui see rühm on nii-öelda jõuga kokku pandud või siis, kui on arvestatud soove, et sõbrannad on kokku liidetud? Et sinu küsimus on siis see, et kas on erinevus selles dünaamikas? Jah, et kui oluline see tegelikult siis on, et me küsime, et kas me saame need sõbrannad kokku panna või kui see veebipõhisel õppimisel ma nagunii olen üksi selles toas, või pole see nii oluline? No, ma arvan, et lõppude lõpuks ei ole see nii oluline, aga sellest oleneb, kui kiiresti nad käima saavad. Selle algus võib võtta rohkem aega, kui nad ei tunne üksteist või et sõbrannad saavad kohe kiiresti selle ülesande juurde võib-olla. Või vastupidi, võib tekkida olukord, kus nad hakkavad oma nendest isiklikest asjadest rääkima näiteks alguses ja siis alles lähevad töö juurde, et võib-olla mõlemat pidi. Aga ma ei usu, et see otsustab seda tööd tulemust lõpuks, et mida nad, kui nad loovad midagi näiteks või täidavad ülesannet. Et see saab tehtud. Ja Urmas, et sa ütlesid, et sina nüüd teed seda üks-ühele õpetamist, et sina oledki selle õppijaga rühmas oma õpilasega. On sul siis ka olukorda, et õppija ütleb, et ma ei taha selle õpetajaga rühmas olla või et ma tahan nüüd, et siin üks-ühele läbi veebi mingil põhjusel keegi teine õpetaja mind juhendaks või ma tahan, et mitu oleks. Et kas ka selles nii väikses rühmas võib tekkida selliseid küsimusi või pingeid? Jaa. Tekibki. Meil tähendab, osad õpilased ei tahagi üldse ju veebi kaudu õppida. Ta tunneb ennast sealt väga ebamugav tundub, et teda nagu eksponeeritakse seal. Isegi kui ta paneb kaamera kinni, ta ikka tunneb ennast kuidagi ebaturvaliselt. Temaga me saamegi kokku klassis. Ja üks õpilane leidis, et ma olen tema jaoks liiga ebahuvitav, et ta tahab endale teist õpetada. Uskumatu, et kui palju me siis peame erandõpetamise olukorras vastu tulema. Aga nagu ka siin veel viimane kommentaar ma vaatan on slaidil,
et see käsitsi rühmitamine on ajamahukas, et ainult väiksemate rühmade puhul kasutada. Et noh, tegelikult jah, et kui mul on ikka 30 või 40 inimest rühmas, et kui ma hakkaks nende soove kuulama, siis tegelikult mul läheks juba rühmitamise peale terve hunnik aega. Nii et selles osas võib-olla tõesti pakkuda õppijatele võimalust siis hüpata nii-öelda ühte paati nende inimestega, kellega nad tavapäraselt siis võib-olla ühes rühmas olla ei taha. Aga siin nüüd see viimane osa, millega vähemasti pole täna veel kordagi sõna ämber kasutanud, siis ma toon siis ise oma esimese ämbri välja. Mina olen sinna sattunud, et kuna mina teen ju robootika koolitusi, eks ole, üle veebi, et kasutame robootilisi vahendeid, et kui jääb ikkagi kusagil täitsa alguses kontrollimata, et kas kõik on oma seadmed tööle saanud või kas kõigil on olemas ja teen rühmad ära, et siis ma olen nüüd juba väga kogenud, et küsin, et vaadake, et selles rühmas on nüüd Kati, Mari ja Mati, et kuulge, et palun öelge mulle, kas vähemasti ühel teist see vahend on olemas ja kas vähemasti ühel teist see vahend töötab. Aga võib-olla see vahend ei peagi olema ju alati füüsiline, et see võib olla ka digitaalne või võib-olla mingi ettevalmistatud artikkel, et Tiiu, ma ei ole su käest täna midagi küsinud, aga ma küsiksin sinu käest, kui sa saad meile vastata, Tiiu Tammemäe, et kuidas sinul selle rühmatööga on, annad sa mingeid füüsilisi vahendeid või digivahendeid? Tiiu, oled sa seal? Ja ma olen siin, et mul siin kevadsemestril ei ole nüüd väga palju neid rühmatöid üldse olnud teha, et pigem ma ei anna neid. Ma olen pigem nad saatnud niimoodi lühikeseks ajaks, ütleme 5–10 minutit mingisugusel teemal kiiresti diskuteerima, mingisugust sellist oma seisukohta kujundama, vahel natuke pikemalt. Aga lisavahendeid jah, mina praegu kasutanud ei ole. Et kas sellepärast, et need ei ole või sellepärast, et nende kasutamist on, ütleme, suhteliselt keerukas üle ekraani kontrollida või aru saada? Ma arvan pigem sellepärast, et ma ei ole selle peale tulnud. No vot. Aga ma vaatan, et Meril, et kuidas sinul on? Et kas sina, Meril, oled proovinud kasutada midagi või on olnud ka seal siis üllatusi või oled ka vältinud? Meril, et oled sa kuuldel? Tere, kas nüüd olen kuuldel? Oled kuuldel. Et ma eelnevalt märkisin ka, et ma ei ole rühmatöid teinud või ei õnnestunud teha õppetöös enne otsa, aga ma olen üritanud siis Zoomi kaudu kvalitatiivseid meetodeid õpetada ja programmi kaudu õpetada. Ja põhiprobleem oli minu meelest see, et keeruline on nende akendega hallata. Et kui samaaegselt vaadata, mida mina teen ja samaaegselt siis on need Zoomi aknad ja siis kaasa teha enda programmis. Et see on keeruline. Et hea oleks, kui oleks mitu ekraani ja tehniliselt paremini lahendatud see. Et ma arvan, et analoogselt ka rühmatöös, et võivad tekitada segadusi, et kui mitu süsteemi, mitmed aknad ja pluss see, et ajaline piirang, võõrad inimesed, kõik see kokku. Jah, et tegelikult siis, et kui me nüüd lisame sellele oma veebis õpetamisele selle füüsilise vahendi või siis täiendavate digitaalsete vahendite mõõtme, et tegelikult jah, me nagu asetame neid kihte, et millega me see õppimine läheb järjest keerukamaks ja kui meil siin kindlasti on mõned psühholoogid ka praegu, aga ütleme, et mõnikord võib see töömälu plahvatada või ma pean ikka, Urmas, sinu juurde tulema, sest sa oled ju sellises koolis, et teil on ju erivajadustega õpilased, et kuidas teil on selle ülekoormamisega, et kas see digi koormab siis rohkem või kas on tulnud õppijatel, vanematelt tagasisidet, et see koormus nüüd on siis sellele mälule ja ajule ja õppimisele suurem? Jah, kindlasti töövõime või jõudlus on vähenenud. Et lihtsalt tõesti ilmselt märkamatult kaob kuskil see aeg ja energia millegi peale ära ja palju vähem jõutakse ära teha. No, mina saan sellega ainult nõus olla
ja ma ei tea, vist Anastasia on ka kusagil ja et Anastasia, ole valmis, et ma annan sulle kohe ka sõna. Et võib-olla see meie kogemus on jah päris ehe, et kui me kasutame suhteliselt keerukaid robootilisi vahendeid, mida on vaja ka siis programmeerida, ühendada, et siis tegelikult päris klassis me lihtsalt ju läheme kohale, teeme korda ja asi toimib, aga ütleme üle selle ekraani kohale minna, et kuidas ma nüüd siis näen, et miks ta seal ei toimi, et kui siis inimene võtab ja paneb selle iPadil oleva programmi mulle vastu kaamerat näiteks või ütleb, et ma kõik teen õigesti, lihtsalt ei tee, et jah, see võtab tegelikult tempot alla ja et kui ma nüüd seda individuaalselt hakkan ühte inimest juhendama, et siis tegelikult ju teised ootavad nii kaua ja see õppetempo tegelikult läheb alla ja need, kes saavad hakkama, et need muutuvad kannatamatuks või kui siis mõni on viisakas ja et me oleme juba poolel teel, siis üks ütleb, aga nüüd ma sain lõpuks interneti. Et selliseid olukordi on, et Anastasia, et on sul midagi markatset võib-olla lisada, rääkimata sellest, et me osadele robotitele unustasime patareid kaasa panna, et inimesed ei avanudki seda füüsilist vahendit enne, kui meie õppeprotsess pihta hakkas, sest nad ei olnud sellele mõelnud, eks ole, kuna klassis me teeme nende eest mingeid tegevusi nagu ära. Aga Anastasia, lisad veel miskit? No uut midagi lisada ei ole, aga jah, see moment, kui õppija võtab alles sellel hetkel kätte, kui juba tegevus algab ja ta ei ole vaadanud läbi ega proovinud läbi, et kas seal üldse patareid sees on, et eeldus on see, et kõik on juba ette valmistatud ja see moment ka, et õppija kardab nagu vahele segada, et kui me oleme juba teinud pool ülesannet ära või jõuame kusagile lõpupoole või see programmeerimise osa on juba nii palju ära seletatud ja siis ta kardab vahele segada ja alles lõpupoole ütleb, et aga ma jäin sinna algusesse kinni ja see nõuab päris palju aega ja kulub tühja. Aitäh ja et võib-olla mitte nüüd nii pessimistlike nootidega lõpetada, et roboteid ja muid füüsilisi vahendeid ei saagi üle veebi õpetada, saab küll, aga tunnistagem ausalt, et meid on meil on 20 ja 30 grupp, et meid on tegelikult 4 inimest, et siis me saadamegi nad sinna rühmadesse ja siis need 4 inimest hakkavad käima mööda rühmasid ja siis seal väiksemas rühmas me hakkame lihtsalt järele aitama, et sellist ühtset frontaalset õpetamist, et sa lähed ühte inimest päästma, et jah, sellega läheb tempo meeletult alla. Aga meil on viimane teema, on nüüd rühmade läbiviimise kokkulepped, et Larissa muudkui kogu aeg proovib vihjata ja et me ikka sinna varsti jõuame ja näed, Larissa, me jõudsimegi sinna nendele kokkulepetele, et need kokkulepped on ju ka sotsiaalse sünkroonsuse osa, et me oleme, kellele ei meeldi sõna sotsiaalne sünkroonsus, et mina tõlgiks seda, et me kõik oleme jooksvalt ühel lainel, kui me siis õpime, eks ole. Ja mulle nüüd endale see slaid väga meeldib, et selgitada õppijatele seda tööjaotust, et võiks ju mõelda, et mida sa tuled siin minu kööki õpetama, eks ole, ma ise tean, kuidas ma süüa teen, kus mul need asjad on, et aga tegelikult, et see rühmatöö on ju teistsugune, kui me ei puutu üksteisega kokku, et seal tekivad siis jah, sellised erinevad rollid ja Larissa, soovid sa neid rolle kommenteerida, et või miks on oluline ka õppijatele selgitada, et sellised rollid tekivad? Ja mulle hästi meeldis Merili näide ja tegelikult õppejõud tegelikult ka mudeldab teatud määral seda käitumist, ehk siis samal ajal õppejõud suhtleb, samal ajal ta teeb midagi ja samal ajal ta tegelikult mõjustab midagi ja vot minu meelest Merili näites tulebki see välja, nagu ta ütles, et see on keeruline, et keeruline on tegelikult mõjustada.
eks siis, kui sa oled hästi seotud tegevustega, eks, et siis sa ei saa nii palju võib-olla seal parasjagu, eks ju, mõjutada teisi või suhelda kellegagi ja sellepärast see rollijaotus on hea, kui ta on ette kirjutatud esmalt alustuseks, et siis õppijad õpivad selle järgi seda rolli, et see roll omandatakse ja siis teda ei pea hiljem enam hakkama ette kirjutama. Aga neid rolle võiks siis meeles pidada järgnevalt, et on kindlasti tegevuskesksed rollid, on sellised sotsiaalsed rollid, eks siis need on kellad, kes jälgib kella, kes jälgib ekraani ja siis on need, kes märkmeid teevad, eks siis õppesisu aitavad luua, et väga-väga oluline on siis tõesti neid rolle ka enda jaoks kuidagi süstematiseerida, sellepärast et õpetaja või õppejõud kujutab ette, mis on see eesmärk ja kuhu ta tahab oma õppijatega koos jõuda. Et siis, kui me seal läheme sinna päris esimese slaidi juurde, et siis seal alguses on mõistlik ilmselt siis ka neid rolle niimoodi planeerida, et see oleks ka õppijale hoomatav, et milliseid rolle me täna harjutame ja milliseid rolle meil vaja on. Ja võib-olla see õppejõu näide, et õppejõud teeb samal ajal mitu tegevust ja suhtleb ja tegelikult ka mõjustab, eks siis ta õpetab midagi, õppesisu jagab. Et see on tegelikult väga kompleksne tegevus, et õppejõud ja õppija ka samal ajal õpivad korraga. Et seda siis tegelikult on hästi oluline reflekteerida, eks siis selle reflektsiooni käigus kinnistub ka see roll, et kui ma saan jagada seda, et kuidas mul ikkagi see ekraani jagamine kas õnnestus või ebaõnnestus, et selle reflektsiooni käigus tekib nagu selline kujutlus sellest rollist, et selles rollis on ju ka ämbreid ja on positiivseid tulemusi, aga ka siis, kui me planeerime, et siis on hästi oluline planeerida ka seda, et see nii-öelda kohtumine ka arvestaks seda, et meil oleks natukene aega reflekteerida, et kuidas me siin hakkama saime. Ma nüüd enne Mari-Liis, kui ma sulle sõna annan, ma vaatasin, et sa ütlesid, et õpilased juba seal arenevad ja küsivad ette, ehk et siin miski vähem kui nädalapäevad tagasi, et ka meie ülikoolis professor Mati Eidmets rääkis Postimehele, et mis asi on see sotsiaalne norm, et kas tegelikult, et kui sealt tuleme rollist ja mudelist veel edasi, et kas võib ütelda, et meil tegelikult hästi vaikselt siis nendel, kes rohkem õpivad ja õpetavad seal veebikeskkonnas, et hakkavad juba need vaiksed sotsiaalsed normid tekkima, et me näeme igal pool, eks ole, et nii on õige ja nii on hea ja just see sama asi, et tegelikult me saame juba aru, et kui on 20 inimest, et siis ma tegelikult saangi aru, et tegelikult on hea, et ma panen selle mikrofoni näiteks kohe kinni, kui ma tulen midagi kuulama või siis ka, et need üliõpilased oskavad juba hakata ise küsimusi küsima, et nad juba et ütleme, et see käitumine või asjad hakkavad muutuma, et Mari-Liis, et tahad kommenteerida? Ja, ma just mõtlesin, mis see õige sõna on, et see sotsiaalsed normid, et see on hea sükene paremini nagu defineerida. Jah, ma just nagu hästi selline huvitav oli vaadata, et kui üliõpilased tulevad ja küsivadki, et ise, kas ma panen või see samamoodi selle pildi näitamine, et sellistel väiksematel koosolekutel ikkagi inimesed ütlevad, et ma ise ka tegelikult tavaliselt näitan pilti, mul on kaamera täna lihtsalt rikkis, aga et inimesed ka ütlevad, et ma näitan siin nüüd oma pilti, aga vaadake, kui ma räägin, mul on siin kehva internetiühendus, ma panen nüüd vahepeal kinni, et kuidagi mingid asjadega nagu harjutakse ära ja nähaksegi, et kui mul on niisugune intiimsem kohtumine või väiksem koosolek, et ma ikkagi näitangi oma pilti või tõesti seesama, et ma vaikistangi oma selle mikrofoni ja hästi oli näha, et kui seltskonnas oli ka selline inimene, kes vähem võib-olla nende veebikeskkondadega kokku puutub, et kuidas tema siis seesama teiste ärakuulamine ja millal ma räägin ja selle hetke nagu tajumine oli tegelikult natukene nagu teistsugune. Nii et jah, väike selline harjumus hakkab tekkima ja hakkab selline külakord tekkima, võiks öelda, jah. Et veebis õppimise ja õpetamise küla.
et on need kirjutamata reeglid siis, aga no eks keegi peab jällegi nendele uutele tulijatele need reeglid üles kirjutama, et meie siin nüüd reegleid ei kirjuta, meie jagame kogemust, aga eks neist kogemustest ju tekivadki mudelid ja võib-olla tulevikus siis ka need normid, et reeglitest, reegel on juba iga õppejõu teha. Nii, aga nüüd see õppejõu roll rühmas, et millisena teie näete seda õppejõu rolli siis sellisel juhul, kui teie olete ise õppejõud ja olete nad sinna rühma saatnud. Et Larissa, hakkan jälle sinust pihta. No, et andragoogina ma ikkagi taotlen sellist jällegi niisugust võrdsust, et me oleme tegelikult võrdsed, ehk siis võrdsed partnerid täna selles olukorras ja et ma kujutan ette, et mul ei ole veel sellist kogemust, et ma alustan veebikeskkonnast täiesti uue rühmaga. Aga et ma olen praegult seda tööd teinud selle grupiga, kellega meil on nii-öelda auditoorses ruumis kontakt olnud ja tekkinud ja seal on kuidagi üleminek olnud sujuv. Aga ma kujutan ette, et kui ma alustaks, et siis ma kindlasti räägiks läbi, et millised ootused minule on õppijatelt ja millised ootused on minul endal ka õppijatel. Ehk siis selline nii-öelda suhtluse algatamine sellel teemal, et millisena siis tegelikult mina ootan, et milliseid rolle mina ootan õppijatelt ja siis ka õppijatelt tagasipeegeldust, et millist rolli minult oodatakse. Ja võib-olla selle protsessis siis selle läbi loksutamine ja selle rolli paika panemine ongi nii-öelda suhtlusolukorrad. Aga ma arvan, et see on väga õige alustada ikkagi sellest, et kõigepealt ikkagi modelleerib õppejõud teatud määral seda protsessi ise ette, ehk siis algatab kõik kommunikatsiooni, algatab siis ka eesmärkide arutelu ja siis ta tegelikult annab järjest oma positsioonid ära õppijatele, ehk siis eesmärgiks on saavutada see, et nii õppijad kui ka õpperühm kujuneks siis tegelikult nii-öelda ise õppivaks, ehk siis ise toimivaks. Aga see on juba, kui me räägime õppekava kontekstis, et see on juba seotud ka teiste õppejõudude ja teiste ainekursustega. Aga tegelikult meil on ju veel üks rääkija, keda ma nii-öelda olen reservis hoidnud, et need õppijakogemused, Marika Jahila, et nüüd oled selle suure pika eelrääkimise ära kuulanud, vapralt vastu pidanud, et kuidas sinuga on, et sina õppijana, et kui sulle see rühmatöö on juba antud, et kuivõrd väga sa seda õppejõudu sinna ootadki, olgu ta siis virtuaalses keskkonnas või siis nagu päriselus, et kuidas õppijana tunne on? Tervist kõigile, väga põnev on olla siin, ma küll poole pealt jõudsin. Tere Marika! Tere Larissa, rõõm näha. Meie oleme iseenesest saanud need Zoomi nii-öelda, nimetame siis kontaktõppeks, virtuaalkontaktõppeks hästi käima. Ja meile need grupid hullult meeldivad. Kui me siis breakout ruumides oleme, siis läheb alati see nii-öelda, see grupitöö läheb hästi intensiivseks, mõnes mõttes veeb tõesti korrastab seda, et igaüks mõtleb oma sõnumi ennem läbi, et siis teised on mute ja see, kes räägib, et selles mõttes on ta mõnes mõttes konstruktiivsem. Ei ole selline üldine laat. Aga mis puudutab õppejõu osalust, siis meil on erinevad kogemused. Mõni õppejõud juhendab rohkem, on rohkem nagu käed küljes ja mõni käib lihtsalt meie nii-öelda hüppab nende ruumide vahel, tuleb ja kuulab, mis me teeme, jälgib. Ja ma isegi ei oska öelda, kumb variant või kuidas see nagu parem on. Ma ei tea, meil on võib-olla andragoogidel on see asi tõesti nii, et me nagu tunneme ennast suhteliselt vabalt, et isegi kui õppejõud on juures ja me oleme juba nii nagu kokku kasvanud ka grupiga, et mulle tundub, et väga ei muutu, et me räägime üsna lahtise ja ausa tekstiga, nii nagu me mõtlemegi.
et selles mõttes õppejõu juures üldse ei häiri. Ja kui ma nüüd iseendast räägin, siis mulle tegelikult pigem meeldib see selline, ma ei tea, kuidas siis nimetada, pehme juhendamine või. Tegelikult on see hea, see on nagu shortcut. Ma saan aru, et kui sa avastad elus kõik ise ja õpid, siis oled sellega tõeline ennastjuhtiv õppija, aga sa raiskad tohutult aega ja sa võid Excelda ei tea kus padrikus enne, kui sa jõuad sihile. Nii et mina olen kogu oma pika elu hoidnud ikkagi alati targemate inimeste ligi, sest et sa liigud nagu palju pikemate sammudega edasi. Nii et mina isiklikult eelistan alati, et mul on targemad inimesed nagu lähedal ümber ja sa saad tema nagu mingist ühest kommentaarist või repliigist, saad juba nagu kohe õige nüpp õiges suunas liikuda. Aitäh, Marika, et selles osas, et ei pea vist tõesti seda õppejõudu ära tõrjuma, aga samas on hea, kui ta jälle tuleb ja siis jälle ära läheb, et kas ta siis on või ei ole. Et ma ei tea, mina ise õppejõuna siis jään alati vapralt ikka sinna suurde ruumi ja siis ootan, et keegi tuleb ja mind appi kutsub, et siis ma lähen, et ma ise nagu niisama ringi ei olegi jalutanud, aga meil on nii palju õppejõudusid alati siis oma täiendõppes, et me saame siis tööjaotuse teha. Aga siis viimane slaid täna, et ajakasutus, et see väga paljud on ju öelnud, et see aeg veebis on ju hoopis teistsugune kui aeg, ma ei tea, mitte veebis või see aeg, et kus ma istun arvuti taga või selle nutiseadme taga, et see liigub teistmoodi. Et ega mina ju ei näe, eks ole, sinna ruumi, et kas see asi saab varem või hiljem valmis või mis seal toimub, eriti kui ruume on palju. Et on sul mingeid nippe, Larissa, anda, et kuidas siiski püüda seda omas tempos rühmatöö tegemist, kuidagi niimoodi korraldada, et ma saan ikkagi öelda, et nüüd tuleme 15 minuti pärast tagasi, et ei jääks üle, ei jääks puudu, ei jääks pooleli. On siin mingit nippi? Ma olen kasutanud erinevaid võimalusi, aga ma olen viimasel ajal kasutanud seda, et lihtsalt see nipp ongi vaikida. Et eriti kui rühm on teinud mingit intensiivset tööd, et siis ma ütlengi alati seda, et ka klassiruumis või auditooriumis tegutsedes, et hea on mõtteid korrastada, et lihtsalt kasutada seda momenti, et lihtsalt natukene nagu läbi lasta, et seda protsessi, et mis praegult oli, mõelda natukene. Ja teine võimalus, mida ma olen palju kasutanud, et lihtsalt vaba kirjutamine, et kui on jäänud aega ja teised rühmad töötavad, et siis see rühm, kes on valmis, et nad lihtsalt individuaalselt teevad endale märkmeid vaba kirjutamisena, et mis nad siis hetkel sellest rühmatööst ise endale said, et mis oli nende jaoks oluline, mis küsimusi võis tekkida. Ja see vaba kirjutamine tundub, et see päris hästi nii-öelda toimib, et see võte minu vähemalt praktikas, et see võte nagu toimib päris hästi. Ja võib-olla veel üks võimalus on ka, et võtta aega ka tõesti nagu tagasi peegeldamiseks, et mis me siis nüüd tegime. Et kui vaikida ei taha ja ei sobi sulle õpetajana, õppejõuna seda kasutada, et siis võib paluda, et see rühm näiteks peegeldab ja natukene mõtleb selle peale, et kuidas siis see protsess kulges ja mis neil hästi välja tuli ja mis ei õnnestunud, et mida saaks teisiti teha. Ja võib-olla siis nagu tänast päeva ja meie tänast teemat arvestades võib-olla see märksõna, et grupil on ka enesetõhususega seotud ressursid vahetevahel päris peidus, et rühm ei leia seda ressurssi, et siis üks võib-olla see vaba aja või vaba aja hetke kasutamiseks otsida oma rühma ressursse, et iga kord nagu tulla tagasi selle juurde, mis meil täna siis oli see, mis meid aitas, et miks me täna õnnestusime, miks me saime kiiremini hakkama, et seda ressurssi sõnastada, et see on väga oluline see ka välja öelda, sellele tähenduse anda, et siis ka õpitakse nägema, et rühmal on teatud ressursse, et kui ma olen küsinud üliõpilaste käest, et mis te arvate, et mis on rühmatöö ja rühma ressursid, siis üldiselt seda paugu pealt keegi ei ütle.
aga et seda tasub siis ergutada välja ütlema. Aitäh ja tegelikult tundub, et me oleme oma ajakavas täpselt nüüd nii kaugel, et ega ma ei saagi teid kauemaks kui selleks minimaalseks 3 minutiks, millest rääkis Urmas Einast, et 3 minutiga pidi jõudma midagi ära teha, saata. Saadan teid ruumidesse ja vaatan, kas te jõuate 3 minutiga üksteisele vähemasti tere ütelda või siis ühe lausega kokku võtta, et mis oli see, mida te võib-olla siis sellest tänasest nii-öelda kaasa saite. Et teen teist ruttu sellised, teen teist siis väiksed ruumid ja 3 minutiks saadan teid siis üksteisega suhtlema. Ja näeme siis 3 minuti pärast, et vaatame, kuidas meil siis see kiirrühmatöö välja tuleb. Nii, aga jõudsime ja jõuamegi siin kohe kõik ruumidest tagasi, et ma ei tea, kui kiiresti või aeglaselt praegu see 3 minutit lendas, aga tundub, et ilmselt see oleks võinud olla pikem. Nii, mina tänan teid tänase kogemuskohviku eest. Ja järgmisel korral meil on juba jälle uued ja põnevad teemad ja jääme nüüd siis sellisele vabale mikrofonile, et võtke julgesti vaigistus maha, et kui saite veel mõne hea või toreda teema, et mida siis järgmistel kordadel arutada. Aga siis muidu kohtumisne järgmine kord. Et saite veel miskit põnevat? No meie jagasime natuke mõtteid, mis neid me kaasa saime, nii et omased rühmatöö, et kuidas endal nagu paremini korraldada või kuidas nagu mingid asjad on omandanud mingi uue tähenduse. Kas nüüd veel keegi, kes ei ole veebis seda rühmatööd proovinud, aga sai tänasest mingeid mõtteid või ideid, et seda katsetada või on kõik juba kogenud ja nagu öeldakse, vanad kalad? Mina ei ole rühmatööd proovinud ja täna sain Larissalt hea mõtte. See nüüd ei puuduta küll laia organiseerimist, aga seda rühmatöö lõpetamist, et see rühm võiks pärast ise reflekteerida ja ise arutada oma vahel. See oli minu jaoks täna see hea mõte. Aitäh Larissale ja kogu üritusele. No vot, eks see ju niimoodi olegi, et eks me ise ka ootame, et iga järgmise korraga, kui te märkate, et me võimime nagu seda tavalist normaalset olekut ka sisse, et ega see ei ole nüüd nii, et me oleme nüüd veebis ja siis päris klassiruum on kusagile ära kadunud või et kõik on nüüd kohutavalt palju parem veebis ja mis me sinna klassiruumi ikka tuleme, eks ole. Et palju lihtsam ja mugavam on ju öelda ka, et kui on ka koosolekud või suured asjad, et nüüd võtke kõik ise kohvi ja nüüd võtke kõik ise küpsist ja nüüd on jälle võileivaeg ja lähme edasi, eks ole. Et aga kas veel midagi kaasa võtta, anda tänasest teistele? Meie grupis me leidsime, et seesama nii-öelda virtuaalsed koosolekud, grupitööd, need tekitavad alati väikse mängulise efekti. Et juba see, kui jagatakse grupid, sa ei tea, kellega sa tuled, siis on väga näed, kellega ma ühte sattusin. Et lisab sellist väikest kelmikust. Ja siis kes inimesed, mis tausta endale taha paneb, kes oskab virtuaalse tausta panna, et siis ka tuleb nagu loomingulis natuke välja. No vot see ongi, et ju öeldakse, et kuidas nutiseadmed seda sõltuvust tekitavad, et saad selle dopamiini laksu sellest, et sa ei tea, et seal toimub mingi ootamatus ja nüüd on nii lihtne, et ma tahangi rühmatööd, sest ma ei tea, kellega ma rühma satun, et eks inimese aju ole väga naljakas. Aga suur tänu teile ja kohtume siis jälle järgmisel kolmapäeval kell 3 ja niimoodi siis ühiselt kogemusi jagades saamegi ka oma praktikaid paremaks muuta ja tuua need oskused siis tegelikult kaasa ka sinna klassiruumi, kui meid ükskord õnnelikult lastakse. Suur aitäh teile ja kohtumiseni nädala pärast. Aitäh, nägemist! Nägemist!